Saudi Araabia muudab seda, mida ta oma lastele õpetab ja see tekitab palju kära. Uus ülevaade. 136 Saudi kooliõpikust näitab, et enamik juudide ja kristlaste suhtes vaenulikuks peetud materjalist on eemaldatud. Iisraeli organisatsioon Impact C ütleb, et nüüd õpetatakse õpilastele koos eksisteerimist, kriitilist mõtlemist ja kaastunnet vähemuste, migrantide ja puudega inimeste suhtes. Isegi lause, et moslemid ei loobu kunagi Jeruusalemmast, on eemaldatud 11 klassi araabia keele õpikust, mis on vihastanud paljusid Palestiina pooldajaid, kes näevad selles Palestiina keskse küsimuse hülgamist. Kuid olukord ei ole siin täiesti üheselt mõistetav. Ülevaates öeldakse, et sõnastus, mis kujutab Iisraeli okupatsioonivõimuna, on endiselt alles. Nii et, kui palju on Saudi Araabia klassiruumides tegelikult muutunud ja mida need reformid võiksid tähendada Saudi Araabia ja Iisraeli suhete tuleviku jaoks? Meiega liitub nüüd Lähis-Ida teadlane Dalia Ziada. Dalia, kui oluline on see, et Saudi Araabia eemaldab kooliõpikutest sellise lause, nagu moslemid ei loobu kunagi Jeruusalemmast? Selgita meile seda. Aitäh, Natasha! Mul on hea meel sinuga siin olla, see on väga huvitav ja ma ütleksin, et praegu sellise sammu astumine on ka väga julge selle asemel, et seda veel edasi lükata. See on olnud Saudi Araabia valitsuse päevakorras vähemalt alates 2017 aastast teha reforme ühiskonnas ja haridussüsteemis, eriti just õppematerjalide osas. Me nägime neid, ma arvan, umbes aastatel 2022 kuni 2024. Nad tegid õpikute tekstide osas suure muudatuse. Näiteks vägivaldse džihaadi ülistamine või teiste usugruppide, kes ei ole moslemid, nagu kristlased ja juudid, demoniseerimine ja nii edasi. Siiski juhtus selle reformiga seekord midagi väga märkimisväärset. Nad muutsid arusaama Jeruusalemmast selle asemel, et see oleks alati sama. Sest nagu te teate, on see vädakeskne. See on keskne konfliktis moslemite ja juutide vahel üldiselt Jeruusalemma pärast, kuna mõlemad väidavad, et see kuulub neile. Muidugi on moslemite poolel tegemist väga suure valeväitega, mis on tirinud moslemeid Iisraeli-Palestiina konflikti. Moslemid laiemalt, ma mõtlen 2 miljardit moslemit üle maailma on sellesse konflikti kaasatud. Nii et kui Saudi Araabia, koht, kus islam alguse sai tegelikult, ja omamoodi moslemi maailma ema ütleb nüüd, et Jeruusalemm ei ole tegelikult see asi, mille pärast me peame võitlema. See on tohutu, see muudab palju, see moslemi-juudi konflikti kiht, mis katab Iisraeli-Palestiina konflikti. Õige. Kas need muutused sinu arvates viitavad sellele, et Saudi Araabia püüab nooremat põlvkonda ette valmistada vähem vaenulikuks suhtumiseks Iisraeli? Osaliselt küll, jah, aga suurim osa sellest on valmistada Saudi Araabia uusi põlvkondi ette selleks, et nad oleksid teistele kultuuridele avatumad. See on osa kroonprints Mohammed bin Salmani 2050. aasta visioonist. Avada oma riik lääneriikide välisinvesteeringutele sarnaselt Araabia Ühendemiraatide näitele. Nii et selle jaoks, et see juhtuks, peavad inimesed, uued põlvkonnad olema valmis aksepteerima inimesi erinevatest taustadest. Kuid teisest küljest me peame alati meeles pidama, et kogu piirkond liigub selles suunas, et luua head suhted Iisraeliga. Ma näen seda vältimatuna, kas see juhtub 2 aasta pärast või 20 aasta pärast. See on vältimatu ja Saudi Araabia ning teised Araabia riigid mõistavad seda väga hästi. Ja ma olen kindel, et nad teevad kõik endast oleneva, et selleks hetkeks valmistuda, kui nad saavad astuda selle sammu ja öelda, me normaliseerime suhted Iisraeliga ja tunnustame Iisraeli kui Lähis-Ida põlisosa. Samal ajal tunnustab Saudi Araabia endiselt Palestiina küsimust ja loomulikult 2 riigi lahendust. Kuidas sa arvad, et kuningriik püüavad neid 2 sõnumit tasakaalustada? Ma arvan, et tasakaalu leidmine siin on tegelikult väga huvitav küsimus, sest inimesed arvavad, et Saudi Araabia juhtkond püüab tasakaalustada või meeldida oma sisepublikule. Ei, see ei ole nii. Nad püüavad meeldida laiemale Araabia publikule. Saudi Araabia on praegu Araabia maailma de facto liider. Vähemalt alates Araabia kevade revolutsioonidest, mis nõrgendasid Süüriat ja Egiptust,
mis oli tol ajal Araabia maailma peamised tugisambad. Nii et sellega püüab Saudi Araabia tagada, et ta ei kaotaks oma positsiooni Araabia riikides. Araablaste austatud juhina, kui ta loobub niinimetatud Palestiina asjast, mis on alati olnud keskne Araabia maailma pildis ja arusaamades, ma arvan, et just sellega Saudi Araabia püüabki tegeleda, kuid nende sisepublik, inimesed Saudi Araabias on kõige vähem muret tekitavad, sest lõpuks on Saudi Araabia monarhia, seal on hõimukultuur, perekonnakultuur, kus inimesed tavaliselt järgivad juhtkonda ilma tugeva vastupanuta välispoliitilistes küsimustes või muudes sarnastes asjades. Nii et jah, loodetavasti viib see Saudi Araabia ja Iisraeli vahel positiivsema suhteni ning tulevikus suurema rahuni selles piirkonnas. Hästi, Tali. Ma tahaksin sind väga tänada meiega liitumise eest. See on tõesti põnev. Ma arvan, et peame ootama ja vaatama, kuidas see kõik välja kujuneb ja mida see tulevastele põlvkondadele tähendab.